käisin jooksmas üks päev. Ma tahaks öelda, et ma hakkasin käima jooksmas. Aga ma käisin jooksmas. Ainsuses. Mingi hetk, ma arvan, meil kõigil on see hetk olnud, kus korraks mõtled, ma peaks võib-olla oma kehaga midagi ette võtma, see ei saa nii jätkuda. Nagu minu jaoks oli see, kui sa oled mingi, mõnikümmend sekundit asja sisse mõne neiuga ja sa pead juba see tüüp olema, kes on mine peale. Ja tema on ka natuke pahur, vaata, et mis mõttes sa just panid sisse ju. Nagu jaa, tehniliselt küll, aga mida ma selleks tegema pidin, ma ühe käega hoidsin ennast üleval, teisega suunasin. Perse, ma olen mingi Erki Nool, et ma hüppan kaugust, viskan teivast, möllan minna. Ma ei ole mingi voodi 7 võistleja. Ma olen voodis rohkem selline rahulik teatejooksu tüüp. Nagu ma jooksen enda osa ära ja siis ma annan pulga sinu kätte. Mõtlesin jooksmine, äkki see aitab. Ja vedasin ennast jooksurajal kohale, tegin kohe väga teadusliku avastuse, et jooksurajal on ainult 2 tüüpi inimesi. Esiteks on see üks tüüp, kes ongi konkreetselt üks tüüp, kes on iga päev seal, nagu mida vittu sina oma eluga teed. Ja siis on see teine tüüp inimesi, kuhu kuulsin ka mina see päev, kes on need, kes tulevad väga õnneliku näoga millegi pärast kohale ja nagu täna algab minu uus elu. Ja esimesed 15 minutit telefoni, kes et kust nurgalt on mu perse rohkem selline jooksuperse, nagu kust nurgalt ma peaks selle pildi tegema. Aga olin siis seal jooksurajal ja nägin, et minu kõrval üks tüüp tegi venitusi ja ma vaatasin teda, et maru kaval, ma ka ei viitsi osta persse see, nagu teeme, see tundub palju kergem, ma ei saa täpselt aru, mida sa teed, aga teeme seda. See tundub parem. Siis möllasime seal mingeid veidraid asju minna kahekesi, nagu muusika oleks võinud olla, see oleks nagu muusikavideos juba, aga ja samal ajal, kui ma tegin neid venituslaadseid asju, mingi tütarlaps jooksis mööda ja kuigi ma kasutan tegusõna jooksma, oli ta teinud oma jalgadega leiutanud täiesti uue tegevuse, mille jaoks ma nagu õiget sõna ei oskagi välja mõelda, sest kui ma peaks seda seletama, siis ta oli kombineerinud põlvetõste jooksu ja selle, kuidas vana aja multikates mingid pahalased või kurjamid alati hiilisid kuskile veidralt, nagu nad tahtsid maailma üle võtta, aga nagu salaja alguses. Ja see tütarlaps ei teinud midagi täiesti geniaalset, vaid need 2 asja kokku ja lasi minna. Ja mina oma venitusasendis seal all, lihtsalt ma nägin seda, ma hakkasin nii hullult naerma, mul oli kops jumala koos, läksin koju duši alla, mul oli nagu piisavalt kardiot tänaseks mulle. Aga ta ei läinud mul peast ära, ma kodus duši all ka ikka nagu pesen ennast mõtlen tema peale, et mine perse nagu, et kas ongi sellised inimesed kuskil, kes nagu ei olegi kunagi jooksnud või nagu, kus nad tulevad või, et mingi 30-aastane naisterahvas, kes üks hetk on lihtsalt nagu, mida munni? Miks keegi ei öelnud mulle? Teie teadsite või? Teie täiesti või? Nagu minu ainuke loogiline seletus enda jaoks oli see, et äkki ta oli üks sellest grupist, kes kooli ajal lihtsalt kekase käinud. Meil kõigil oli klassis mingi selline tütarlaps, kes nagu vedas ennast võimlasse kohale, aga sa nägid riietusest ära, et ta läheb pigem klubisse, nagu see, ta ei tulnud kehalisse. Ja siis ta natuke üritas sellist häbelikumad nägu teha, et ma täna ei saa. Ja päevad on. Ja kekaõps oli ka lõpuks juba nagu, et perse küll, Triin. Mis päevad on? 4. nädalat järjest see kuu. Mul on kõigest kehakultuuri bakalaureas, aga minu arust ei ole see võimalik. On, Triin või? Palun ütle mulle, on 4 nädalat järjest veritseda. On nii? See, mis kõlas veits ähvarduse nagu Triinule juba, et võib-olla pärast seda veritsebki 4 nädalat. Ma ei tea. Aga ma mõtlen, nagu tänapäeval mingi vanakooli kekaõpsidel, ma veits tunnen kaasa, sest neil läheb järjest raskemaks, sest ma olen nii kindel, et kuskil koolis, kuskil on olemas esimene mingi transõpilane, kes lendab ka laivi tema juurde, et ma täna ei saa. Päevad on. Ma ei saa. Ma kujutan, et mingi vanakooli kekaõpsil oma kuradi luubiprillide ja vuntsiga lihtsalt tal viskab nii lühisesse nagu silmavalgeid ja naine näha, puhub seda vilet, time out kutid, ma ei... Ära sa türa põrgata praegu, mul on mõelda vaja.
okei, ma saan jagu sellest, Okei, Angela, sul on päevad. Ei, Angela, ma saan aru, sa mängid kitarri, sa üritad oma elu muuta, ma olen väga poolt, aga päevad, kas see on nagu võimalik? Nagu võimalik füüsiliselt minusugustel või? Ei ole. Mulle meeldib mõelda. Kord kuus võtan ketšupi paki ja... Okei, seda ketšupi pakki asja võib-olla ei ole. Aga mis minu jaoks on naljakas, kuidas minu vanusekaaslased, eakaaslased on kõik on nii tolerantsed tänapäeval, nii ajaga kaasas ja siis nad on nagu lihtsalt selle keka õpsil, et saa üle, vaata. Angelal on päevad, millest sa aru ei saa? Keka õps on nagu just nimelt sellest, et Angelal päevad on nagu see üks asi, millest ma aru ei saa. Nagu saa üle, maailm pidevalt pöörleb, urinaalid igas vetsus, uniseks saa üle. Ja samas, kui minu generatsioon on kõik nii tolerantsed ja kuradi ajaga kaasas käivad, nad on konservatiivsed kõige veidramate kohtade pealt. Nagu ala, kui mingi Facebookis tehakse kasutajaliide, see uuendus, vaata. Facebook muudab midagi. Minu vanused hommikul lihtsalt nagu... Mida munni? Chati aken on nüüd all vasakul või? Ma tahtsin hommikul sõbrale kirjutada ja chati aken lihtsalt on all vasakul nüüd või? Terve kuradi elu chati aken all paremal on nüüd on all vasakul. Sa lihtsalt situd mulle hinge, Zuckerberg, see jää nii, võtke hangud, tõrvikud, kus see jobi elab. Silicon Valley, mõni hilimsem kord siis. Aga kui kekapsis ja Angelast, pohhu ei saa üle, kuradi maailm muutub, miks ta nii kinni vanadest asjadest? Aga... Sellega seoses mul tuli meelde, et ma kuskilt uudistest lugesin, et kuskil maailmas oli 6-aastane laps, kes läbis soovahetusoperatsiooni. Ma ei tea, mis sugu ta enne oli, aga nüüd ta on teine. Sest nii see vist töötab. Ja miks ma ütlen kuskil maailmas, sest ma kahtlustan, et see ei ole Eestis, see ei ole Paides, ei ole 6-aastane transseksuaal, nagu, sest me teame, mis juhtuks, eks see sama, et hangud tõrvikud teate küll seal majas ja koletis. Niigi chati aken muutus nüüd see kuradi 6-aastane ka veel, perses ei. 6-aastane laps läbi soovahetusoperatsiooni ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma loodan, et tal on mingi vanema luba oli vaja või midagi. Aga kuidas saab 6-aastane selleks vanema luba, mida ta oma vanemate räägib? Lihtsalt üks õhtu tuleb teleka ette või et mingi, ema, isa, ma olen juba paar päeva mõelnud selle peale ja ma ei ole vist see, kes ma arvasin, et ma olen. Mis vanemad teevad lihtsalt jointi nagu türa, kui tiip laps meil on nagu miks me üldse telekat vaatame, ta võiks kogu aeg ees seista seal lihtsalt nagu väga pull. Sest ma tahaks loota, et 6-aastane laps ei saa ise marssida perearsti juurde sisse on ju mingi, et jou, mul on lasteaiaga suht pisi praegu, aga snipet nagu teeks ära või ma olen suht kindel, et mul oleks kella 9 vaja tagasi olla, siis on see lõunauinak, et mul on vaja seda täna, eile oli raske õhtuna. Ma eeldan, et tal oli vaja vanema luba. Ja see on nii absurdne minu jaoks, sest ma olen näinud poes, enam toidupoes, lapsevanemaid 6-aastase lapsega. Neil ei lubata mitte sittagi. 6-aastane laps nagu, emme, ma tahan Kinder Surprise, ole vait paks värdas, sai. Ära nuta, istu korvis, kärud said otsa, ära nuta. Istu korvis, rahulikult. Emme, ma tahan Linkin Parki tatuud, ma olen kindel, et mu muusika maitse ei muutu mitte kunagi. Ole vait paks värdas, sa ei taha Linkin Parki tatueeringut. Usu mind, mul on. Sa ei taha. Ja siis ühel ilusal õhtul, emme, ma tahan sugu muuta, viimaks midagi ratsionaalset, lähme nagu. 6-aastane. Ma mäletan, kui ma olin ise 6-aastane, mina tahtsin 6-aastaselt saada näiteks teismeiseks Mutant Ninja kilpkonnaks. Väga võrreldav asi, väga võrreldav, kui mina olin vales kehas, inimese omas. Aga minu vanemad ei olnud nagu mingi, et mine munni teismeiseks Mutant Ninja kilpkonnaks, sest see on, miks me ise selle peale ei ole tulnud? Sitaks hea idee ju, teeme kohe ära, keldris salvo, kelk judo vööga peale, putsi, see mõte ei saa raisku minna. Vanemad olid lihtsalt nagu, et ole vait paks värdes. Miks sa räägid üldse? Kes sa sind rääkima õpetas? Miks sa räägid üldse?
vaata telekat lihtsalt. Ja siis sa pead seal teleka ees olema, kust mingi varastatud sattkaardi pealt tuleb ainult Saksa televisiooni, sa oled nagu, ma ei õpi saksa keelt, ma käin lasteaias. Nagu miks need mida nad teavad, ma ei saa sittagi aru. Pohhui, Power Rangers õpid, anna minna. Ja ma lihtsalt mäletan seda, et ühel õhtul mind jäeti õega kahekesi koju, õde oli paar aastat vanem, pohhu võis minu elu eest vastutada küll, jolo. Ja mul oli see 6 aastat, mulle ei meeldinud juurviljad, aedviljad, tervislik toit, see asi nagu üldse ei meeldinud. Ja siis mu õel oli enda arvates geniaalne mõte, ta nagu ütles mulle, et kuule, söö üks kurk ja tomat ära ja sa muutud teismiseks mutant ninja kilpkonnaks. 6-aastane mina olin nagu, Okei, see kõlab teaduslikult, teeme ära, teeme. Aga põhimõtteliselt kohe, kui ma need sisse võtsin, vaat see nagu, kui sa manustad mingi kangeid narkootikume, tuleb kohe, kui sa võtad nad sisse, sul tuleb kohe see parakas, et perse, kas ma olin valmis, kuhu see läheb. Ja ma hakkasin kohe mõtlema, et mine perse, kui see kurk ja tomat tööle hakkavad, mis mu elu on siis? Nagu esiteks ma olen teismeline ja sinna juurde käib ka see mutant ninja kilpkonna värk, nagu ma ei saa enam nagu korteris elada oma vanematega koos niisama mingi hommikul söömas käia mingi, et tule ärge kilpi tähele pange või ma elan kuradi kanalisatsioonis, siis võitlen kuritegevusega, söön pitsat, seda stuffi. Ja siis ma korraks olin jumala paanikas, küsisin õe käest ka, et ma vist ma ei ole kindel, et kas seda kuidagi tagasi ei saa või kas ma nagu ketin välja või nagu kuidagi saab. Aga mude oli lihtsalt õnnelik, ta pani mind tervislikult sööma, ta oli nagu ei, nüüd on hilja, samal ajal kui mina olen nagu 6-aastane eksistentsiaalse probleemiga, et mine munni Hamlet olla või mitte olla, mul on olnud kilpkond või inimene olla, nagu mis mu elu on. Ja mul midagi panemat mõttes, kui lihtsalt mõtlesin perse, ma olen vanemate voodi all nutma, nagu see on ainuke asi vist, mis töötab. Ja mäletan, lõpuks ema jõudis koju ja siis otsis mind nagu korteri pealt ja siis lõpuks nägi, et ma voodi all nutsin. Siis ta oli, et mis sa nutad, vaata, paks värdes on ju. Too hetk ma teadsin, vaata, et kõige perses niikuinii ma pean ennast kokku võtma, pühkisin pisarad ära, ütlesin, ma sõin kurki ja tomatit, me kõik teame, kuhu see läheb, et kui sa aitaks mul selle kelgu ise kinni siduda, ma ei ulatu. Siis ma ema lihtsalt nagu, et pane see kelk ära, sa tead debiiliks, sa sõid kurki ja tomatit, palju õnne toitud tervislikult nüüd ja siis ma mäletan too hetk, mu ema lihtsalt võttis väga aeglaselt oma neetidega vöö maha, sest Linkin Park ja rock'n'roll on ju. Võttis oma neetidega vöö maha, hoidis seda käes ja küsis minu käest, kus su õde on? Ja minu jaoks lõppes see nagu sitaks hästi. Aga kui ma mõtlen selle 6-aastase peale, kes sugu vahetas, ükskõik kui palju tema vanemat, tema väikest õde või venda või vanemat õde või venda peksavad, see ei muutu tagasi. Kuulge, suur aitäh, et ära kuulsite, ma soovin teile parimat õhtut.